2. mai ilusal kevadpäeval tuli maailmas ilmale tuhandeid beebisid, kuid mitte ühegi sünd ei olnud nii suure luubi all kui pisikese Charlotte Elisabeth Diana oma. Uksest väljumisel tegelikult on ju eespool noor ema, laps on natukene tagapool. Nüüd, kui nad astuvad trepist alla, vaatavad üksteisele otsa, hoiavad käest, William on natukene tagapool Kate'ist, eks ju. Kuidas ta seisab näiteks, kui nad beebit presenteerivad, eks ju, siis ta toetab oma õlaga Kate'i. Mõlemad kehad on lõdvestunult üksteise suunas, eks ju. Pead on kaldus üksteise suunas. Nad tunnevad siirast rõõmu pidevalt üksteisest. Kate läheb vasakule poole autosse, mitte paremale poole. Ehk siis tavapäraselt eeldame ju teed seda, et see beebi läheb kõige nii-öelda lähemasse uksesse, aga praegu näeme siin vastupidiselt. Ehk siis ema on tähtsam hetkel. Ta läheb sinna nii-öelda kaitstava, hoolitseva auto taha ja nüüd William paneb siis beebi autosse ja seejärel, mis liigut seda teeb, on we did it. Üks on see Victori märk, teine on ka see, et 2 inimesest räägime. We did it. Kusjuures mina ütlen täitsa kindlalt, et ta ikkagi eelkõige praegu hoolitseb Kate'i eest. Loomulikult lapse eest täpselt samamoodi, aga me ei saa rääkida sellest, et Kate oleks nüüd siin ebaõiglaselt sünnitusmajast väga kiirelt koju saadetud. Kas Kate ka tõepoolest ise tundis ennast mugavalt? Ta ei tunne ennast seal just kõige paremini, selles mõttes, et ta on harjunud suhtlema alati inimestega ja talle meeldivad inimesed, aga seekord teda säästes ei lasta tal minu arvates suhelda. Üldisõnul väljendub Kate'i ebamugavus ka selles, kui mitu korda naine oma juukseid katsub teel haigla uksest autoni. Põhjuseid võib olla ju erinevaid, eks ole, et miks nad sealt ära läksid, et võib-olla on see turva küsimus, võib-olla see on lihtsalt see, et see on ka suur segadus, eks ole, kui nad näiteks nädalaga järjest oleksid seal haiglas olnud. Aga kahtlemata ma arvan, et see ei ole niisugune ebaõiglane või oleks vastu Kate'i tahtmist seda tehtud, et nüüd koju kohe. Oma esimest last 2013. aasta suvel sündinud poega George Alexander Louis esitlesid William ja Kate päev pärast sünnitust. Toona suhtles kuninglik paar palju rohkem omavahel ja ka rahvaga. Esimene laps on alati esimene laps. Teine see, et ilmselgelt neil oli siin ka rohkem aega ja ettevalmistus ja nii edasi. Ja võib-olla ka ikkagi, kes on ju kuninga poeg. Vaatame kontrastiks fotot Williami vanematest, printsess Dianast ja prints Charlesist, kes samamoodi avalikkuse ees esitlesid poega Harryt. Ainuüksi selle pildi pealt on näha, et nende suhe oli hukas. Kui vaadata, kui vähe nad üritavad näiteks üksteisega kokku puutuda seal, kuidas Charlesil on käed selja taga, kuidas beebi on Dianaga, eks. Ja kõik need niisugused faktid näiteks ja ka see pinge näiteks, mis neil mõlemil nägude peal on, see näitabki, et asi ei ole päris korras, eks ju. Sest moment on iseenesest ju väga pidulik, uhke, eks ju. See on ju kahe inimese koostöö, see ei ole ju, et sina said lapse ja mina olin prints, eks ole. Ülli tunnistab, et prints William ja hertsogina Catherine on tõelise armastuse musternäide. Sõltumata isegi kui pikkuste vahest, eks ju, on kogu aeg näiteks ka nende sammud praktiliselt sünkroonis, eks ju. Samas tempos kõndimine, samas tempos kõnelemine, samamoodi kätehoiud näiteks, kui seal vaadatakse. Et see kõik iseloomustab tegelikult niisugust väga head suhet. Tavaliselt, kui sünkroonsus on inimeste vahel, ütleme kas või äris või sõprade suhteliselt, siis me võtame, partner nüüd võtab 2-20 sekundit on see, kui ta võtab selle poosi. Ja kui seda peegeldamist ei toimu, siis on mingi ebakõla asjas. Aga pange nüüd tähele, kuidas saada aru, kelle jalas on peres püksid ehk kes juhib tegelikult teie suhet? Tavaliselt, kui veel paariselt käed nendest käest kinni, siis see, kelle käsi on pealpool, see on see, kes on juhtfiguur või niisugune, kes juhib seda liikumist. Seda tuleks siis ka oma suhtes tähele panna? Jah, eriti seda, kui hoidja käsi vahetub. Miks nii? Tavaliselt 98% on ikkagi mehe käsi pealpool. Aga näiteks, kui me võtame Kane Westi ja Kim Kardashiani, siis nendel on pidevalt naise käsi peal. Nii et
Lõpetuseks rahustab Üllis siiski kõik naised ja mehed maha. Ei maksa otsida paaniliselt neid ideaalseid printse ja printsesse. Tõeline armastus areneb aja jooksul.